Nii, matši kohtunik Maarja Vee, mees, keda ma pigem tahaks selles samas kaaluklassis võistlemas näha, aga mees on oma otsust teinud ja täna on siin kohtunikuna. On otsuse teinud, et üldse ei tee või tänased võitnud? Ma arvan, et see on selline lahendamata küsimus veel. Eks elab päeva korraga ja vaatab, millal isu peale tuleb. Nii, kas saame näha siit äkki knockout.ee eriauhinna võitu? Tuleb äkki õhtu parim lõpetus. Potentsiaali nagu oleks. Esimene round. Lauri avab ilusa jalalöögiga ja Marko Laigask jätkab ilusa maadusega, aga hoida ei suuda ja juba näeme, et Markol on nina peal avatud haav. Marko otsib maadust, ilmselgelt on ta aru saanud, et löömisega ta vastakuti minna ei taha. Konksud on sees, Lauril ilus seljakontroll, Marko on väga halvas kohas. Esimese 20 sekundiga on tehtud Markole päris palju viga ja Markol on väike järelemõtlemispaus. Kas tundus, et Marko läks natukene mütsiga lööma või? Ma arvan, et ta ei oodanud nii kiiret matši algust ja ma olen enam kui veendunud, et nii Hiiemäe kui Hannus andsid nõuande, et see matš peab hakkama kohe. Kui sa lähed Markoga hiilima, siis sa hiilid ennast kaotusesse. Kas on oht, et selle haava pärast midagi lõpeb ka varem ära või? Pigem ei ole, sest et see ei ole väga ohtlikus kohas. Kui intelligentne, mina olen lugenud, et intelligentne kaitsmine lõpeb, siis lõpetatakse matš. Et nii kaua kui käed on ees, nii kaua on veel intelligentne kaitsmine. Täpselt nii, Marko peab oma nägu kaitsma, et isegi kui need löögid knockoutini ei vii, siis nägu peab kaitsma. Vaatame, kohtunik on seal väga ärevas kohas, üritab aru saada, kas ta peaks kutsuma meediku või mitte. Hetkel tundub, et vigastus ei ole ohtlik, lihtsalt näohaavast tuleb palju verd. Päris õnnetult kohe läks, jah. Samuti kohtunik võib-olla tahab sekkuda, aga ta nüüd ootab, et matš natuke rahuneks maha ja satuks kohta, kus ta oleks kindel asend, kuhu pärast sportlasi tagasi panna. Lauri Kütt sai hoiatuse kuklasse löökide eest. Minut 10 on veel jäänud seda raundi, jah. Pool raundi on läbi, tundub, et see esimene agressioon on natukene raugenud. Aga Lauri on ka väga kindlas kohas, minut raundi lõpuni ja seal on nagu aega valida oma lööke, aga samas sa ei taha Markoga oodata, sa ei taha oodata. Marko saab tugevaid tabamusi. Markol on kuidagi ideed otsas või? See on nüüd koht, kus mängitakse ka väga matši lõpetamise lähedast, nagu ma ütlesin. See ei pea lõppema knockoudiga, kui sa ei kaitse ennast, kui sa lihtsalt võtad peaga lööke vastu, siis see ei ole aktsepteeritav. 30 sekundit lõpuni. Nüüd on sportlasele ka peal kindlasti küsimuse koht, kas kiirendada 30 sekundit ja loota, et sa lõpetad ja raisata energiat või pigem hoida ja alustada teist raund tugevalt. Mina selles kohas panustaks lõpetamisele. Sest et see, ma ei ole näinud Marko Laigase karjääri jooksul väga palju. Finish Openil nägin ainult ühe korra vist veerand või poolfinaalis, kuidas üks Soome võitleja Marko istus 2 Iraksi peal. Aga naljalt Marko Laigasele sinna kohta ei jõua. Viimased sekundid. Kas võis mängida praegult oma võimaluse maha või? Lauri? Võib olla. Marko läheb teise raundi nüüd kindlasti uue teadmisega. Et ka tema ei või hiilida, sest et ringis on uus Marko Laigas, kelle nimi on Lauri Kütt. Ja kui sa Lauri Küti vastu hiilima lähed, siis tulemus on katkine nina. See oli nüüd esimene avalöök siis põhimõtteliselt. Vaatame, kas äkki näidatakse meile kordust ka. See vist sai olla ainult jalalöök, sest see oli esimene tõsine tabav löök. Lauri poolt väga enesekindel esitus. See oli nagu selles mõttes õpikus. Soendusajal ta juba ka siin oli kuidagi eristus millegi pärast. Ma ei teadnud ta nime, aga kuidagi eristus. Jah, jätab hea mulje. Mees on väga täpselt teab, mis ta eesmärk siin on ja on teinud tulema tööd. Ja mulle tundus natukene Marko kuidagi... No, kui maadlejad ütlevad, et nüüd läks mütsiga lööma. Et kuidagi oli liiga enesekindel. Väike hirm kulub ära. Sekundatidel palun lahkuda.
sekundärid palutakse ringist välja. Esimene raund on võidetud Lauri Kütil, kohtunikel on võimalik hinnata tema võitu kas 10-9 punktidega tema kasuks või sellest raundist võis tulla ka 10-8, sest see domineerimine mitte vere tõttu, aga just asendi ja löökide rohkuse tõttu oli päris suur. Nii, meedikud... Kui lihtsalt, mis see 10-8 või? Et järgmised 10, kuidas siis nagu seis jääb, kui järgmised oleksid 10-9? Kui siit nüüd tuli 10-8 ja järgmistest tulevad 10-9, 10-9, siis on 28-28, siis 3 raundi põhjal on matši tulemas viik, aga turniiris viik ei saa jääda, siis antakse kohtunikele ette leht ja palutakse tervikuna öelda võitja. Teine raund algab agressiivselt, Marko teab, et ta ei tohi oodata, aga on juba korra peatatud. Lauril on väga oluline siin liikuda, sest kui teab nöörid ette, siis sinna surutakse kinni. Tuleb välja ka pikkuse eelis ja tabab uuesti eeskõne löök. See vist ei olnud kõige parem idee, jah. Liigne enesekindlus ei viinud sihile. Samas oleks tabanud, oleks võib-olla tulnud väga ilus kõrge hetke video. Jah. 30 sekundit esimesest raundist käinud ja asendid on vahetunud, kuigi löökidega tabas paremini Lauri Kütt, siis nüüd on Marko Laigas peal. Viiakse keskele või? Vallo Hannus nurgast annab huvitavat nõu, öeldes Lauri Küttile, sind ei huvita, kus sa oled, sa lähed sealt lihtsalt ära. Konkreetne. Võib-olla klassifitseerub valdkonda tee midagi ja ära lase. Võta mees kinni ja pane pikali. Samas mingis mõttes on selline enesekindlust sisendav ütlus, et sa ei hakkaks mitte mõtlema, et nüüd ma olen siin all ja nüüd ma olen siin kinni. Marko Laigas katsib käe lukku, kas suudab Lauri Kütt raskuse peale panna, see käsi on päris halvas kohas, haaret ei ole, kinnas ütleks on praegu ringi küljest kinni, Markol on käsi, kas patsutab, kas saab käe keeratud ja on käe keeranud alistusest välja. Napp pääsemine Lauri Kütile, see on väga meelelaudslik matš. Ületulemine päästis, jah. Ületulemine päästis. Kui enne tõmbas Marko Lauri kätt vastu küünanukki liikumissuunda, siis sai Lauri käe ümber pöörata. Miks Marko seda praegu kinni hoiab üldse, et kas ta ei saa aru, et enam midagi sealt ei tule või tal on mingi idee siin? Ma ei oska ausalt öeldes öelda. Ma arvan, et see oli mõtte kogumise paus, talle tundus, et Lauri on vähemalt korraks kuskil kinni. Aga Lauri leiab põlvelöögid kehasse üles ja Markole ei pakuda nüüd mingit mõnu. Marko näos on päris korrekt väsimus. Jah, Marko tundub päris... Ja see on ka... Ideede puudus. Markol on küll jälle vastase käsi, need on sellised koha peal natuke välja mõeldud lukud, et võivad väga üllatuslikult töötada, aga samas 9 juhul 10 pigem mitte. Ja Lauri on liikunud peal asendisse, aga jällegi pealmine mees vahetub. Lauri paneb kinni kolmnurk alistuse. See oli nüüd selline klassikaline vabamaadus ületõmbamine Marko poolt ja tõmbas ennast ilusti kolmnurka või? Jah, tuleb välja nüüd boksiringi kasutamise miinus, et mehi peab tooma ringi keskele. See oli tegelikult koht, kus Lauri pani kinni kolmnurk käigistuse sellise algse asendi ja see on ka siuke koht, kus kui sa katkestad seal, siis see on ju millimeetrite mäng, sa kas saad selle asendi või ei saa. Ja kui nüüd Markole antakse selline koht kätte, et ole mees, lase tagasi panna, siis no ükski sportlane ei taha lasta seda tagasi panna. No, mis Marko variandid on üles slämmima? Marko peaks vähemalt... Nii, Lauri oleks pidanud Markot peast alla tõmbama, aga Lauri suutis ennast vabastada. Korraks ikka tõmbas ka, aga Marko selg tugev maadusest, et jõudis tekki korra üles tõmmata. Tugev mees, tahtmist on. Miks ta mitte? Alla 10 sekundi jäänud raundi lõpuni. See raund oli nüüd kõvasti tasavägisem. Aga ma vist annaks selle Markole või? Kuigi. Nii ja Marko jahib jälle käe lukku, kuid sedapidi see käe lukk naljalt ei tule. Kas nüüd selle ürituse eest võib Markole anda käelukku ürituse eest võib talle anda eelisele? See käelukku üritus andis kindlasti suure eelise ja kas mäletan õigesti, et raundi alguses ju viis
Markoga maha, jah. Aga nüüd hakkavad kohtunikud hindama seda aega, mis keegi on olnud peal ja kui palju kahju on selle jooksul tekitatud. Nii-öelda suured asjad on võtnud Marko, ta on võtnud mahaviimise, ta on võtnud ühe käeluku ürituse ja siis nüüd siin lõpus veel oli siit nurgalt halvasti näha, kas oli hea käeluku üritus. Samas Lauri veetis ka omajagu aega peal, tegi ka portsu lööke. Et Markol on põhimõtteliselt, et hinda peale minna, on tal ikkagi valikus ainult alistamine või knock-out. Hinda peale minnes küll, jah. Lauri oli kuidagi lahtisem see raund. Logises natuke. Aga enesekindlus on sees ja rahvas on ilmselgelt õnnelik sellise matši üle. See on see sport ja vaatemäng, mida nad on tulnud vaatama. Eks see oleks vist natuke üllatus ka, kui Marko kaotab seal. Jah, see oleks kindlasti siuke sensatsioon. Kolmas round, kes otsustab, näeme, et Lauril on ka suu lahti vajunud, vajab hapniku juurde. Marko liigutused on ka kuidagi. Pilk natuke juba seisab ja Maadus kaitse, alt haagid Laurilt, kas suudab ära kaitsta? Ei, Marko võttis ilusti nurka ja pani surve peale. Ma vaadates mõlema mehe tehnilist sooritust ja palju kütusepaagis alles on, siis ma arvan, et selle raundi võidab see, kes rohkem tahab seda raundi võita. On näha, et Lauri natukene aktsepteeris praegu seda allasendit, ehk siis see oli see koht, kus Vallo Hannuse nõuanne oleks pidanud tulema mängu, et sind ei huvita, kus sa oled, sa lähed sealt minema. Et sa ei saa lihtsalt sellises matš on väga lähestiku punktide poolest, sa ei saa sellises kohas oodata võimalust. Minut on raundist läinud, tegemist on kolmanda otsustava raundiga. Kui Marko tahab võita, peab ta siin ikka eluga tegutsema. Selles raundis tuleb tal väga palju kahju tekitada. Sest kui me arvestame sellise võimalusega, et esimene raund läks 10-8 Laurile, siis kuigi Lauri vist arvas, et ta võitis ka teise raundi. Jah, sellises kohas sportlane nagu ei tohiks midagi arvata, kui on näha, et see võib mõjutada ta tegevust kolmandas raundis, sest ilmselgelt see ei ole koht, kus oodata. Et kohtunike kätte ei tasu jätta. Oleks kõige parem variant. Jah. Aga Markol on surve peal, aga üsna passiivse survega on tegemist. Te ei näe nagu siukseid kõrgeid löögiüritusi, samas Lauri on algklammerdunud küll ka. Aga siis oleks mingis mõttes võib-olla mõttekam püsti lasta ja uuesti maha viia. Lauri võib-olla peakski all nii palju klammerduma, et kohtunik annab talle passiivsuse, tõstab püsti ja mängida see välja, et saada püsti tagasi. Nii, näeme, et Lauri tekitas ruumi natukene. Kas suudab püsti saada? Kas ei jahi alalukku Marko, vaid üritab hoopis jalgadest mööda minna? Nii. Marko on kaksi-raksi peal, tagurpidi asendis. Otsib lööke, aga sellist tugevat löögijõudu seal nagu ei ole, see on selline markeerimine. 40 sekundit lõpuni. Kuidagi ei jäta see siukest muljet, et Marko nagu nii hirmsasti võita tahaks. Ja tal on oma arvamus matši seisusta. No, eks kindlasti kütusepaak ka määrab selle, üks asi on, mida ta tahab, teine asi on, mida ta endale lubada saab. Eks see on kindlasti amatöör. Kas siit oleks väike käeluku võimalus Markole? Oleks küll, ta peaks hea survega need käed enda keha juurde mängima ja üritame neid käsi siduda, aga ta on valinud millegipärast löömistaktika. Kas siin jääb natuke teadmiste taha ka asi või? Paljude lukumaadust on teinud? Ma arvan küll, et ta võib-olla ekslikult natuke äkki tunneb ennast maru julgelt ka seal kohas. Et tundub, et nagu talle läheks aeg. 10 sekundit on jäänud otsustava raundi lõpuni. Markole see raund läheb, aga mis see nagu seisuna tähendab? Ja sõltub, kuidas kohtunikud hindasid kahte esimest raundi. Matš on lõppenud, Marko tõstab käe, arvab, et on väljunud võitjana. Lauri Kütt ei tõsta enam nii palju käsi kui esimese teise raundi lõppedes. Ilmselgelt on käed väsinud. Ja nagu siis rääkisime, kui matše hinnatakse raundide kaupa, siis kohtunikud ütlevad, kes võitis esimese, kes teise, kes kolmanda ja siis matemaatiliselt arvutatakse välja võitja. Ja kui nüüd peaks tulema tulemuseks viik, siis
siis antakse kohtunikule uuesti lehed ette ja kästakse kirjutada, kes on nende arvates matši võitnud ja nüüd seda siis nii-öelda terve matši arvestuses. Tuleb jagatud otsus. Kohtunik kiirustab sportlasi ringi keskele tooma, aga ma arvan, et sekretäriaadilaud teeb siin veel mõnda aega matemaatikat. Vähemalt on mõlemad mehed rõõmsad. No, Lauril on kindlasti põhjust, et rõõmus olla. Isegi kui kaotab, oli hea matš või? 3. matš Laikask on ikka kogemusega füüsiliselt tugev sportlane. Ja võit või kaotus, see matš andis kindlasti Lauri pagasisse väga palju. Laikase jaoks selles mõttes on nagu kaotus olukord natukene. Et kui sa võidad, siis kõik arvestad, et sa võidad. Ja kui sa kaotad, siis no kurat, kellele sa kaotasid. Aga kumb edasi läheb siit finaali, siis finaaliks tuleb siit üks korralik pähkelmees. Herman või? Ei, ma mõtlen, et siit matšist läheb üks väga võimas mees finaali. See, kes vastu tuleb, selgub nüüd järgmise matši võitjast. Järgmises läheb Vitali Demenenko vastamisi Richard Muruteriga. Kas see matš toimub täna või? See matš toimub täna ja see on siis Muruteri teine matš. Nii, päeva eelviimane matš. Ootame, kohtunikud arvutavad. Kas ma näen, et peakohtunik läheb tagasi paberitega? Võtab kohe kauem aega. Ja täpselt nii on. Kohtunikud on hinnanud matši viiki. Kohtunikele antakse ette uuesti paber, palutakse matši tervikuna hinnata, kes on teie arvates võitja. Väga põnev ja pingeline olukord. Kohtunikud huvitaks kohtunik tunneb nüüd endal väga suurt vastutust ka, et tal on päris ju palju mängus. Ma millegi pärast ma sellises versioonis arvan, et võib Lauri isegi võita, kui võrdne. Jah, kui kohtunikud hakkavad hindama tekitatud kahju, siis Lauri löögid olid tugevamad, nii püsti kui maas. Samas mahaviimiste Arsenal kuulus kõik Laikasele. Ja seda domineerimisaega teine raund on määrav kohtunike peas, ma arvan. Igal juhul tegi Lauri väga hea matši. Tundub, et Lauri on juba taastunud matšist. Aga tehke kus vaid need hüpped olid 3. raundi ajal. Esimese. No nii, kas näeme, et lehed on tulnud tagasi? Ja Rene on valmis. Lugupeetud daamid ja härrad, on aeg veel kuulda selle matši võitja. Kohtunike otsusega on võitnud selle matši kohtunikud on andnud võidu Lauri Kütile. Mille pealt see tuli, Kristjan?